ja meie veetaja Lotte ongi hea eeskuju meile. Midagi pane veerema. Ei veere, see peaks lendama, viskad õhku ja pead esma. No kuidas? Muideks ütles vastuse ära, aga nüüd proovime saada. Ja, nii, aga kuna nüüd siia. Tule osta. Anneme veel raske saada. Saad küll, muideks saad küll. Hurraa, meie leiutaja. Ei ole kokku mäng. Pane lahti kõrgele, pane käsi kõrgele, lase lahti. Aga me tulime mõttele, et Ekul on 2 pead. Jällegi kuskil ära kasutada või lihtsalt võtta neid ülesandmeid. Täpselt või lill ja või nii palju teemasid, nagu Sanna võime kohe kasutada. Jah. Nüüd väike telerutika saime siis. See oli jah mõeldudki kirjutuspausi jaoks. Aga ilmselt te märkusite juba ise ka, et Antero Vaarikut siin ei ole, et on see Lillar Leufin ja enne oli ka siin üks meesterahvas, aga Antero Vaarikut ei ole, et tema lähetati klassiga välismaale. Just oli 8-9-10 kuupäeva. Ja tema pidi rääkima siis Eesti Avastusõppe Liidust ja mina siis koos Illari ja Kariniga püüaks nüüd natukene seda siis lihtsalt märku anda, mis see on, et mina ei hakkaks pikalt seletama. Või Karini jutu jätkuks, et ennem on siis avastusõppe tegevused toimunud ja projektide toel. Siis Avastusõppe Liit sai loodud novembris, eelmise aasta novembris ja just selleks, et siis need tublid õpetajad koolides, lasteaedades ei läheks laiali, ei kaoks ära. Aga katoliku kooli kogemus on ilmselt see, et kui juba tehakse mitmendat korda asju, eks ole, ja teil aeg-ajalt tulevad need samad teemad neile uuesti, et küllap see siis läheb ka kergemaks, et me ju näeme, et ega mingisuguseid abijõude koolidesse anda ei ole kavas. Aga see mittetulundusühing, mis sai tehtud, et selle tegelik, see visioon on ikkagi rohkem, tähendab, mina olen koolituste käigus saanud sellest aru, et kui on ainult õpetaja raamat ja ainult õpetaja, et siis õpetajal on ikka päris raske, eks ole, kuidagi seda teha, et see koolituse osa, et oled ise läbi teinud. See ongi üks tähtis asi, et praegu oli meil niisugune hea rütm, eks ole, et kohe koolitus, kohe inimesed läksid ja proovisid, eks ole, ja kõik, mis siis ette tuli, raskused ja keerulised, eks ole, et kõik nad elasid selle üle, aga et see on nagu värske. Nii nagu need 4000 ja rohkem õpetajad, kes avastustee ajal sellest Innove projektist said koolitatud, et ma lihtsalt tunnetan seda inimeste enda olekut, kuidas nad võib-olla unistavad, et nad hakkaksid tegema, aga kui nad kohe ei hakka, siis nad lihtsalt ei hakkagi, eks ole, siis nad nagu lükkavad seda, et jah, ma tean küll, et ma saan, ja seda võõramaks see materjal kõik läheb meelest ära, loomulikult, eks ole, et selles mõttes, kui see mittetulundusühing nüüd suudaks samamoodi taotleda neid koolitusrahasid, eks ole, ja leida neid võimalusi, et koolitusi jätkata, sest mingisuguse kogemuse me siin juba nüüd esimese täisringiga saime ja nagu Kairi mainis, et need ees on veel teemasid tõesti, mille me oleme ikkagi ära unustanud vahepeal. Pallid ja kaldpinnad, mis näiteks sobib ilmselt ka sinna esimesse kooliastmesse hästi panna. Et kui Tartus on nüüd juba nii paljudes koolides juba mitmed õpetajad käe valgeks saanud, ütleme, et praegu oleks ikkagi õige aeg kuidagi leida see formaat, kuidas need vahendid oleksid õpetajatele kättesaadavad. Eesti inimene üldiselt on omanik, et kuigi me vahepeal oli see kolhoosiküüs, mis lohises, aga nüüd inimesed on ikka jälle uuesti selle juures, et tahaks nagu kõik endale omandusse saada, aga ausalt öeldes ega see väga mõistlik plaan ei ole, eks ole, kujutad ette, kui meil kõik koolid, iga õpetaja veel omal, eks ole, ja siis oletame, et kokku on seal mingi 10 teemat, 10 kasti nurgas, siis lihtsalt ei ole reaalne.
et võib-olla hakkaks ikkagi õigesti tööle üks selline varustus või niisugune, noh, Ameerikas nad kasutavadki, me ise nimetasime selle kastikeskuseks, et kellel on need kastid ja kus saab tellida ja kus kool maksab ainult seda nii-öelda kasutamisraha, eks ole, et noh, et midagi kulub ära, no näiteks see võrdlemine, mõõtmine, kõik lõigatakse paber lõhki, noh, eks ole, see on selge nagu kulu. Ja no, tähendab, seal oli ka selline meetod, eks ole, et kuna tõesti lastel võib midagi ära kaduda ja katki minna ja see kast on nagu üks asi, mille kool saab endale tellida ja siis seal sees on need vajalikud asjad nii kauaks, kui õpetajal seda vaja on, eks ole, et see tundub, et nagu noh, võiks ideaalis muidugi oleks see, et kui igas koolis oleks, Kivilinna koolis nagu hakati seda asja seal, eks ole, et tahviste vedeliga päästmed, kes peaks olema. Ja et on oma koolis see oma kast, aga sama ongi see, eks ole, et kui ta on kuskil kadunud, kuskil ei tea, kus ta on, eks ole, sealt on osa asju puudu, et vaat see rentimise süsteem on ikkagi see, et kui ka midagi läheb kaduma, midagi saab otsa, siis õpetaja ise ei leegi mööda linna ja ei otsi neid asju sinna uuesti sisse, sest nagu me siin aru oleme saanud, õpetajatele mingit õrpu ei anda, mingit koormust ei vähendata, eks ole, siin kõik unistavad, kuidas kõik töötaksid ikka natuke rohkem õpilasi klassis jälle, no see kõik läheb nagu ta läheb, eks ole, siis meil ei ole mingisuguseid võimalusi, et tuleks lihtsalt äkki selle mittetulundusühingu abi katsuda siiski saada nagu sellise järje peale, mis rahuldaks ja noh, tõesti annaks õpetajatele nagu selle võimaluse, noh, tõesti seda sära silmadesse lastele saada ja iseendale ka, et see on täiesti selge, et täna oli jälle meeldiv võimalus seda kuulda ja kogeda, et selle tõttu on siiamaani see nüüd sinna jäänud, aga kui kõik samad inimesed, kes koolitavad praegu Tartu Ülikooli all, on seal mittetulundusühingus koolitajatena, siis ei ole ju ka mingit vastuolu, et seda koolitusluba mitte saada. Kuni nüüd see koolitusluba hankimine ja asi veel kestab ja Andres seda ilmselt seal ajab, on praegu siis ainukene veel väljund meil, kes vähegi tahab siis ühineda, on see jätkukursus, mis algab augustis, eks ole, et ta on jälle nagu samas võtmes, et augustis alustame, mõni aeg see kestab ja seal, no just need, kes olid esimesed koolitused lahtised vedelikud, see, et seal on siis muutused ja ilm, eks ole, oli pandud. Kahjuks nüüd kolmanda selle jätku teemasid, toiduainete, keemiate, neid üldse veel ei ole, eks ole, aga see oleks meil juba see teema, et kui õnnestub saada ikkagi siis mittetulundusühingule ka koolitusluba, et siis me koliksime nagu selle alla. Tartu Ülikooli koolitamisel on üks pluss ja üks miinus, eks ole. No, et koolitusluba on automaatselt olemas, seda ma ütlesin, aga esimene asi on siis see, et pluss on see, et noh, ma ei oska öelda, mulle mingi lasteaed helistas ja mina soovitasin ka seal koolitada, et teisi ilma ülikooliste laste, aga me saame Tartu Ülikooli tõendid, et see on tähtis. Aga miinus on see, et Tartu Ülikool kogu aeg võtab overheadi. Et kui mittetulundusühing saaks ise koolitada, siis ta ei pea seda overheadi tekitama, eks ole, et siis oleksid ainult need kulud, mis ongi kulud. Tartu Ülikool hoiab üle peahoonet ja kõiki muid asutusi, et ta võtab praktiliselt lihtsalt tõstab seda hinda. Aga kui ma üks lastega juhataja mulle helistas, tema tahab, et oleks koolitus ja ma räägin talle, et ärge võtke ülikoolist, et see on kallis, aga nad tahaks ülikooli tõendid. Nii et võt sellised on praegu. Aga kui mittetulundusühing, eks ole, hakkab ka mingit tõendeid... Praegu jah, meil on aktiivsed õpetajad, kõik aktiivsed on Pärnus olnud, need just lasteaias, et no nüüd kool tuleb nendel järgi, võtta koolis on just Tartu praegu olnud kõik aktiivsed õpetajate poole. Siis on, noh, tegelikult... Pärnus on õpetajaid hästi vähe. Jah, kooliõpetajaid on vähe. Et Viljandi tuleb nüüd ka... No Viljandi tuleb kindlasti meile. Seal oli 12 õpetajad nagu mühin, kõik 3 kursus. Aga no mis meid kui õpetajaid igapäevase töö tegijaid huvitab või mind just klassiõpetajana huvitab, et aastasõppeliist on oluline selleks, et oleks juriidiline taustaga ja et meil oleks meie hääl kuulda. Et kui siin oligi juttu, et mitte keegi tegelikult meie probleemidest ei tee väljagi, et see koolitamine kõik väga, kui õpetaja koolis. Ja tal pole vahendeid, tal pole seda... Kui me alguses oma kogukonna looksime ja saaksime Aastasõppe Liidu kaudu oma häält ja arvamust väljendada ja pluss ka vaadata õppematerjale, kuidas omavahel vahetada, veel täiendada, koostada, teha koos viimisi kas või kogemuspäevade või mille iganes näol,
et siin oleks minul üleskutse, kes kohe ei julge Avasüsteemide Liiduga liituda ja ei ole niimoodi veel väga kindel endas, siis vähemalt, et meie Tartu õpetajatega, ma mõtlen ka lasteaed kui kool ja Tartu maakond, et siis vähemalt, et me võiksime oma kogukonna luua ja sealt siis vaikselt edasi liikuda, et me oleme olemas. Ja kui Ahhaa pakub sellist toredat koostööd, siis ma arvan, et see on ka ikkagi... Seda ka võtta, ja kellel siin, ma tean, meil on ka mujal kui Tartu maakonnas inimesi, et just kohtadel tekiksid algatused, sellest on ka see nimi liit. Et on kohtadel tegelikult käib töö